Tere rahvas, tere tulemast Most ärikooli Facebooki lehele ja täna, nagu oli ka lubatud, alustame. Ja ma tegelikult alustame sellest, et ma lühidalt räägin endast ja siis ma räägin jällegi kõik need topikud läbi, mis me täna teiega siin arutleme ja kui teil tekib küsimusi, siis kindlasti küsige. Ma katsun vastata ja isegi kui ma ei näe teie kommentaari, siis saan vastata natuke hiljem. Nii et tere jällegi kõigile, mina olen Karine Küpas ja mina olen juba pea 11 aastat Ravispa Narvesse tegevjuht ja üleüldse hotellinduse teeninduse valdkonnas olen juba pea 20 aastat tööl olnud ja viimased 12 aastat olen ka turunduses. Nii et ja miks ma täna räägin Facebookis selleks, et mõned aastad tagasi, 3 aastat tagasi ma läksin nagu võib-olla ka mõned teist ärikooli Most õppima social media spetsialistiks ja päris edukalt juba viimased aastad tegutsen ka Facebooki suures piiramatus meres. Nii et katsun täna jagada võib-olla ka mõned enda isiklikud kogemused, aga tegelikult ma tahaks alustada pigem sellest, et mille poolest erineb ikkagi diplomeeritud spetsialist nüüd lihtsalt vilunud kasutaja. Et ma pigem ütleks nii, et me kõik oskame postitada, ilusad pildid, ilusad tekstid Facebooki ja isegi oskame kasutada Facebooki ads managerit ja see on täitsa normaalne, et kõik juba teavad Facebooki pikselist ja kõik juba oskavad tõepoolest seda õigesti kasutada, nii et ma võib-olla pikemalt selle ei peatuks. Aga ikkagi mille poolest diplomeeritud social media spetsialist erineb vilunud kasutaja poole pealt, see on strateegiline mõtlemine. Ehk siis iga kord, kui tuleb grupp, et ma seda ka ei öelnud, et vahest ma olen ka lektor Most ärikoolis ja räägin just enda kogemuse põhjal, et kuidas mina edukalt müün Facebookis ja mul on hästi palju erinevaid ägedaid case'e, mida ma jagan teistega, mida ma jagan nendega, kes tulevad ärikooli Most õppima ja juba muideks 5. mail algab uus kursus, nii et minge most.ee kodulehele ning vaadake, mis kursuse sisu on ja see sisu on tõesti väga põnev ja jällegi, kui te lahkute meie kursusest, siis me anname kõik need teadmised, kõik lektorid, kes on seal kursusel, nad annavad kõik teadmised ja kogemused, mis nad on oma päriselus juba kätte saanud ja tegelikult me räägime vigadest ka, et vigu on päris palju ja see on normaalne, kuna Facebooki algoritm ei ole tegelikult mitte kellelgi selge ning me katsetame ning me analüüsime, jällegi katsetame ja analüüsime ja kõik need vead, mis on selle aja jooksul välja tulnud, et ma kõigidest nendest vigadest ka räägin, et vaadake, et siin läks valesti, et teil on võimalus seda viga mitte teha. Ja kui rääkida jällegi diplomeeritud spetsialistidest, siis nad ei ole lihtsalt sisuloojad, nad on tõesti planeerijad ning analüütikud ning analüüs on kõigepealt selleks, et üleüldse strateegiat luua, peab olema mingisugune analüüs. Ja mis see analüüs tähendab? Me peame analüüsima kõik numbrid, mis meil on kättesaadavad, kliendi kogemus, kliendi tee. Kui meil ei ole kogemust, kui meil ei ole numbreid, et vahest juhtub ka nii, et tõesti numbrid ei ole näiteks Facebooki jälgijate arvu väga kahetsusväärne väike, siis ma soovitan teha niimoodi, et mõelge, mille poolest te meeldite klientidele, et mille poolest kliendid teid armastavad, mis on see rosin selle suure tordi peal, et mille pärast kliendid pöörduvad just teie poole ja sellest tegelikult algabki analüüs ja strateegia koostamine. Ilma selleta, et meil oleks strateegia olemas, ilma selleta üldse Facebooki avarustusse ma ausalt öeldes isegi ei soovitaks minna, kuna jällegi kui teil strateegia puudub, siis te lihtsalt loote postitused, siis te lihtsalt postitate midagi, aga ei ole seda põhieesmärgi, ei ole seda lõpptulemust ja meil ei ole võimalik isegi seda lõpptulemust kuidagimoodi mõõta, kui me ei teadnud, mis on need algnumbrid ja mis on see eesmärk, kuhu me tahtsime jõuda. Ehk siis, kui need verstapostid ei ole paigas, siis hiljem on meil väga raske oma tegevust analüüsida. Ja jällegi see, et me oleme Facebookis, et me midagi teeme, aga me ei tea, kuhu me liigume, pole mõtet.
nii et kõigepealt analüüsime kõike, mis meil on võimalik analüüsida, kui meil on olemas statistika, siis me analüüsime statistikat, kui meil ei ole statistikat, siis minge kas või konkurentide lehtede peale ja vaadake, mis paelub konkurentide jälgijaid, et mis, eriti kui te olete nagu samas valdkonnas, näiteks pagari töökoda, jumal küll, neid on nagu hästi palju, kui te just nagu avasite või avanemas oma pagarikoda, siis minge kindlasti külastage nagu teiste Facebooki kontosid ning vaadake, mis nemad seal teevad. Ja see on täiesti normaalne, see on täiesti okei. Ehk siis nagu põhiline viga, mis ma jällegi näen nagu loengutes või kui inimesed pöörduvad minu poole ja siis küsivad nõu, siis ma alati ütlen, et kas te olete benchmarketing teinud, et kas te käisite nagu, kas te vaatasite, mis teie konkurendid teevad. Ja siis nad ütlevad, et ei, et milleks ma lähen seda tegema, kui mul on oma tee, kui mul on nagu omad eesmärgid paigas ja see on ka nagu okei, aga ikkagi ilma, kui me näeme, mida nagu teevad konkurendid, me ei saa nagu, meil ei ole nagu alust, meil ei ole põhi, et see peab olema ka tehtud, et see on nii-öelda nagu väike kodutöö meile kõigile, et täna kindlasti mõelge selle peale, mis meeldib teie puhul nagu teie klientidele, et mille pärast kliendid teid armastavad ja kui jällegi te ei tea, mille poolest teid kliendid armastavad, siis küsige, tehke üks küsitlus teie Facebooki kontol ja küsige niimoodi nagu otse, et kuulge rahvas, et mis on need põhjused, mis pärast te tulete just meie juurde, et meil on siin küsitlus ja me ei tea, kas me nagu auhindu jagame või mitte, aga lihtsalt andke aus vastus, et me teaks, kus on need kohad, mida ma võiks nagu veel paremaks muuta. Ja see on nagu täiesti okei, kuna just nagu, mis eristab lojaalset klienti nagu tavakliendist, on see, et lojaalne klient jagab teiega infot, ta jagab seda kogemust, ta nagu lahtise südamega annab nagu kõikidest vigadest ka teada. Ja see on nagu, tegelikult see on väga ebameeldiv hetk, kui sa lähed küsima oma kliendi käest, et kuule klient, kuidas sulle nagu meie juurest meeldib, on ju. Ja siis sa loodad, sa tõesti nagu siiralt loodad, ma ütlen ausalt, ma iga kord, kui ma lähen nagu kliendi käest küsima, kuidas sulle meeldib meie juures, ma iga kord loodan, et kõik 100% vastustest on positiivsed, et kõik jagavad vaid positiivseid kogemusi. Aga tegelikult nagu päriselus nii ei juhtu. Päriselus ikka juhtub nii, et kliendid annavad nagu kõige negatiivset emotsiooni nagu sulle kätte. Ja siis sa seisad ja mõtled, et jumala küll, et nii palju tööd on veel ees ja see on normaalne, see on okei ja see on reaalsus. Et nii, et siin ei ole pistmist negatiiviga, absoluutselt mitte. Aus tagasiside kliendi poolt on nagu täiesti okei, nii et küsige. Jällegi, isegi kui tal on 100 jälgijat teie ärikontol, tal on ikkagi 100 inimest, kelle käest võiks küsida jällegi nagu nende arvamust. Ja mis, täna hommikul just meil oli eksam ja just me arutasime ka seda, et meil on võimalik tõesti nagu läheneda asjale nii, et meil ei ole strateegiad, et me lihtsalt midagi teeme, midagi postitame, aga siis lõppkokkuvõttes nagu on tulemus see, et sul müügid on 0. Ja kui me räägime üleüldse nagu müügist ja ma ütlesin, et Facebooki Ads Manager oskavad kasutada paljud, aga mida paljud ei oska ja Pixelist jällegi nagu teavad juba paljud ja oskavad seda paigaldada ka oma kodulehele, aga mida jällegi nagu paljud ei tea või siis nad käivitavad seda valesti, see on ikkagi väga tähtis asi, see on müügilahter. Ja kui sul on müügilahter paigas, kui sul on kõik need sammud õigesti läbi mõeldud, et kui sa tead, mis punktis sul klient lahkub, näiteks oletame, et sa oled teinud reklaami ja 1000 inimest on seda reklaami näinud, ühel hetkel nad peavad kuhugile jõudma, näiteks kodulehele ja lõppkokkuvõttes, kui nad jõuavad kodulehele, 1000 inimest nägi, kui need inimesed jõuavad kodulehele ja ühtegi ostu ei ole sooritatud, siis on väga suur küsimärk, aga mis on nagu valesti, et mis kliendile ei meeldinud. Huvitav, kas neile ei meeldinud meie klienditee, kas meie e-pood ei olnud hõlpsasti kasutatav, et inimesele ei meeldinud, ma tea, see viis, kuidas ma pidin omad ostukorvi panema või siis maksmine ei olnud mugav, või siis veel midagi, liiga palju infot, liiga vähe infot, liiga keerukas koduleht ja nii edasi, need põhjused on tegelikult nagu suhteliselt palju. Ja jällegi, kui te ei tea, et mis võib olla valesti, siis ma soovitaks teha nii, nagu ma alati soovitan, et kutsuge
okei, nagu praegu ei ole see õige soovitus, et praegu on see aeg, kus ei saa sõpra kokku kutsuda, aga tehke, ma ei tea, Zoomi kaudu üks kohtumine või siis tehke selline üleskutse oma parematele sõpradele, kirjutage neile, et kuulge rahvas, et jällegi mul on vaja teie arvamust, mul on vaja nagu teie arvamust, nagu ausat kliendi arvamust, et palun analüüsige, kas see, mis ma kirjutan, kas see leht, kuhu ma teid nagu klienti saadan, kas sellega on nagu kõik korras, et kas äkki on midagi, mis ma peaks muutma, ja kui jällegi nagu teie, kui te olete kriitikale avatud, siis sel hetkel, kui teie sõbrad, sõbrannad annavad seda ausat tagasisidet, jällegi teil on võimalik midagi parandada, kuna väga kahetsusväärne on see, kui me teeme väga ilusad kampaaniad, kui me tõesti nagu müüme mingit erilist toodet, erilist teenust, mis võib oma turgu leida, aga ikkagi nagu lõppkokkuvõttes müüki on vähe, tulu on 0, siis on nagu väga hea põhjus mõelda, aga miks see juhtub nii, et kui me oskame äratada inimeste tähelepanu oma müügisõnumiga, oma reklaamiga, hästi käivitatud reklaamiga jällegi, see on nagu põhisõnum, siis nagu mis põhjusel nad ei osta. See on nagu veel üks kodune ülesanne, mis ma jällegi nagu soovitan kõigile, ka teile ja siis ka nendele, kes tulevad õppima või nendele, kes on juba õppinud, aga kes jällegi nagu sooviks edaspidi enda toodet, teenust nagu paremaks muuta, siis küsige inimeste käest, mis on valesti, miks need inimesed, kes keerlevad teie ümber Facebookis ja isegi kui nad reageerivad teie postitustele, reklaamidele, siis miks nad ei osta, mis on see põhjus. Et mul on olnud, tegelikult ma räägin nagu ühte case'i, mis ma loodan nagu saab olema väga kasulik. Meil on olnud selline juhus, kus kaks osakonda ei suutnud kokku leppida. Kaks osakonda ei suutnud kokku leppida, et mis ajal peaks kodulehel muutma ühte sõnumit. Ja teate, mis juhtus? Juhtus see, et reklaam oli suunatud Tallinna inimestele, aga see reklaamsõnum, mis oli kodulehel, oli suunatud Ida-Virumaa inimestele. Ja teate, mul tõesti nagu mul tulid pisarad silmadesse, kui ma nägin, mis oli ulatus, kui ma nägin inimeste tähelepanu, kui ma nägin seda, et meil oleks võimalik tegelikult müüa, kuna inimesed huvitusid sellest teenusest, mis me pakkusime. Aga kuna see sõnum oli ilmselgelt suunatud Ida-Virumaa inimestele, siis Tallinna inimesed lihtsalt ei lugenud rohkem, nad ei reageerinud ja nad lahkusid lehelt. Ja see ärakukkumise protsent oli 73. Ja see on nagu tõesti nagu õudne protsent. See, kes oskab protsenti lugeda, see, kes teab protsentidest midagi, see nagu teab seda, et kui sinu lehelt läheb ära 73% inimestest, kes on sinna tulnud, siis on häving. Ja see on nagu halvasti korraldatud töö ja seda vahest ka juhtub ja jällegi nagu põhjus, mitte isegi nagu põhjus, kaks osakonda ei suutnud omavahel kokku leppida, okei. Analüüs. Me õnneks jõudsime põhimõtteliselt viimasel hetkel järele. Me saime aru, mis on valesti. Me saime nagu kõik kampaaniad seisma panna ja me ei raisanud enam raha, me ei visanud seda tuulde. Aga kui me oleks nagu jätnud seda kampaania, et las ta läheb, kõik on sellega okei, et orgaaniline ulatus ja makstud ulatus on nagu super, aga müük ei oleks ka nädala pärast olnud, siis mis oleks olnud? Kogu see reklaamkampaania eelarve oleks lihtsalt kaduma läinud ja oleks nagu sellega kõik. Nii et jällegi strateegiline lähenemine, mis päris paljudel puudub ja selle poolest just erinev diplomeeritud social media spetsialist, et tema ikkagi peaks nägema seda suuremat pilti, ta peaks oskama analüüsima, tal peaks olema võimalus teha järeldused, tal peaks olema nii palju julgust, et küsida klientide käest ja nagu kõigega mööda ma tean, nende käest, kes lihtsalt nagu kõnnivad mööda, et nende käest küsida, et kuule, et mis on meil nagu valesti, et mis pärast meie käest ei osta. Ja see on nagu täiesti okei. Nii et ennem kõik strateegia algab siis meil analüüsist, siis pärast me juba midagi planeerime, jällegi me midagi analüüsime, jällegi me midagi planeerime. Ja vahepeal tuleb see sisuplaan ja vahepeal tuleb see sisu loomine ja sisu postitamine, ehk siis mis eristab vilunud Facebooki kasutajad diplomeeritud social media spetsialisti poolest on strateegiline lähenemine, et see on nagu üks väga tähtis küsimus. Ja müügikampaaniatest jällegi ma olen nagu päris palju rääkinud juba ka täna ja päris palju räägin ka meie kursuse raames ja sellele ma nagu täna ei peatu. Kui teil tekib soov võib-olla sellest natuke rohkem kuulda, siis jällegi kirjutage kommentaaris ja järgmine kord võib-olla me räägime sellest pikemalt ka võib-olla slaididega,
ma seda ei tea, aga noh, kes küsib, see saab, kes ei küsi, see ei saa. Aga noh, üks pealkiri oli jällegi nagu välja toodud, et mispärast peab nagu just praegu mõtlema Facebooki kampaaniate peale. Et kuigi nagu tundub, et paanika on lahti, et kõik on halvasti, siis ikkagi nagu noh, esiteks täna on juba teisipäev, ka eile hommikul oli juba olukord natuke nagu paremaks läinud ja ikkagi mul on see lootus, et kõik läheb nagu varsti paremas poole, aga isegi siis, kui veel kuu aega näiteks te ei saa oma uksed lahti teha, kes seda teab, on ju, mis valdkonnas te tegutsete, siis nagu just praegu on see õige aeg nagu mõelda selle peale, kuidas võita endale lojaalsed kliendid. Ja mida ma nagu sellega mõtlen, et noh, näiteks te töötate, ma ei tea, noh, te olete juuksur ja jah, praegu need kõik juuksuri ja salongid on kinni pandud või siis maniküür, pediküür, mis iganes, nagu, mis on seotud iluvaldkonnaga, kuigi arvatavasti ja see on see, mis esimesena uksed lahti teeb. Et te nagu mõtlete ja see on nagu normaalne, päris paljud ütlevad ka, et praegu inimesed, noh, tundub, et praegu inimesed ei huvitu mitte millestki, et praegu huvitab ainult see, mida kirjutab Delfi või Postimees on ja mina täpselt samamoodi ja ma ütlen ausalt, ma alustan oma hommikut niimoodi, et ma võtan tassi kohvi ja siis teen Delfi ja Postimehe lahti ja siis ma vaatan nagu, et mis need tänase päeva uudised. Okei, see on okei, aga ühel hetkel ja ma näen seda ka oma sõpruskonna seas, et ühel hetkel inimesed lihtsalt nagu väsisid ära nendest uudistest ja nad tahaks midagi rohkemat teada. Nad tahaks võib-olla mingit nagu kergemat informatsiooni, midagi meelelahutuslikku, midagi, mis võiks nagu lugeda heas südamega, midagi, mis ei viiks meid stressi ja mis ei tekitaks paanikat. Kuna me kõik teame, et olukord on selline, nagu ta on ja ma ei ütle seda kõva sõnaga, mis ta on, aga olukord on selline, nagu ta on, aga olenemata sellest, praegu on see hea aeg nagu kirjutada endast, ehk siis persoonibränd, sellest võib kirjutada ka täna, ka homme, ka ülehomme ja sellest tegelikult oleks pidanud kirjutama juba ammu, aga jällegi tagantjärgi tarkus, aga see on ka tarkus tegelikult, et ma oleks pidanud mõtlema selle peale aasta tagasi, aga kui see hetk on praegu käes, siis ka praegu on see õige aeg sellega alustada, ka praegu on see õige aeg alustada oma strateegilise lähenemisega ja mõelda jällegi selle peale, et mis on need põhjused, mis pärast kliendid tuli teie juurde ja sellest kirjutada. Kui te olete juuksur, siis mis pärast teid armastatakse? Teie pädevus, teie oskus, võib-olla teie isiksus, ma ei tea, võib-olla te igale kliendile, kes tuleb uksest sisse, oskate rääkida mingit ägedat anekdooti. Kes seda teab? Ega ma ei tea. Või siis te toote kõige maitsvamat kohvi ja kliendi laua peale. Ja kas sellest tasub praegu kirjutada? Miks? Põhjus on väga selge ja meil on kõigil tegelikult praegu ainult üks eesmärk. Sel hetkel, kui uksed tulevad lahti, me peaks juba praegu mõtlema selle peale, et sel hetkel, kui uksed tulevad lahti, meil ukse taga on järjekord. Et mitte siis, kui olukord läheb paremaks, me jällegi lähme Facebooki avarustusse ja siis hakkame kirjutama, me oleme lahti. Mõelge selle peale, et kui varem, võib-olla pool aastat tagasi, teil ei olnud salonga täis, kui teil ei olnud pikad järjekorrad, kui teil oli selline nukker olukord, kas see olukord läheb nüüd paremaks? Ma kahjuks seda ei usu, kuna jällegi praegu konkurents saab olema lihtsalt hull. Ma usun seda, et praegu kõik ootavad seda hetke, millal saab uksed lahti teha ja siis konkurents on lihtsalt õudne. Ja võib öelda seda, et võidab see, kellel on palju raha turunduse peale. Absoluutselt nõus ja muidugi, kellel on kõige rohkem raha kampaaniate peale investeerida, see muidugi on võidupositsioonis, aga jällegi, kui sul ei ole suuri eelarveid, kui sul ei ole seda raha nagu rahakotist niimoodi laialt võtta, siis võiks juba mõelda, et mis on need tasuta võimalused klientide tähelepanu võitmiseks. Ja see ei saa olla müügipostitus, see ei saa olla see postitus, et mina müün, ma ei tea, seda ripsmetussi ja see ripsmetuss on nii äge sellepärast, et me peaks ikkagi nagu mõtlema, et mis pärast inimesed peaks tulema just sinu juurde. Jällegi me räägime persoonibrändist, jällegi me räägime sisuplaanist, me räägime strateegiast, ehk siis mis pärast inimene peab tulema sinu juurde, mis pärast need kliendid, kes käisid sinu juures, tulid sinu juurde.
pane kõik need punktid kirja, mõtle nende peale ja koosta nagu lähtudes sellest juba oma väike strateegia, kas või 1-2 nädalaks, selleks praegu absoluutselt piisab. Ja muidugi, kui me oleme koolitusel, kui me oleme kursusel, siis ma alati ütlen, et teil peaks olema vähemalt 3 kuu strateegia paigas ja see võib ka muutuda. Ja näiteks täna hommikul sa ärkad sellise tujuga, et täna hommikul ma räägin kummikutest, aga homme ma räägin rannast, okei, see on ka okei, sa muudad seda sisuplaani, aga ikkagi sul peab olema strateegia vähemalt 3 kuuks, kui me räägime nagu väiksest ärist. Kui me räägime suurest ärist, siis suured ärid mõtlevad natuke teisiti. Meil on kõigil 5 aasta strateegia, 3 aasta strateegia, 1 aasta strateegia, sest meil on nagu väiksed pisikesed strateegiad selleks kvartaliks ja ma ei tea, tänaseks päevaks ja selleks nädalaks. Aga kui see ei ole suur äri, kui sa oled väike äri, siis on see täiesti normaalne, täiesti okei, kui sul on vähemalt 2 nädala nägemus olemas. Ehk siis mõtle juba täna selle peale, mida sa võiks täna juba oma kliendile öelda. Kas või mine otse-eetrisse ja siis ütle kõigile, et tšau, et ma hullult igatsen teie järgi, et ma väga tahaks keeta teile seda ägedat kohvi, mille pärast te tulete minu juurde ja pakkuda võt seda samust magusat kommi, mis te nagu armastate kõige rohkem. Et ma nagu hullult igatsen, aga ma loodan, et nii kohe, kui uksed tulevad lahti, tulete jälle minu juures. Ja teate, mis juhtub? Juhtub see, et need samad lojaalsed kliendid, kes on teie fännid, nad hakkavad teile kirjutama ja juhtub ime, juhtub orgaaniline ulatus, juhtub see, et inimesed näevad teid, juhtub see, et teid võib-olla näeb, aga selle sõbranna, teie jälgija sõbranna, kes sellega nagu mõtleb, aga minu sõbranna käib selle juuksuri juures, aga miks mina ei võiks selle juuksuri juures käia? Ja nüüd on teie asi veenda mitte ainult oma seda lojaalsed jälgijad, vaid ka tema sõbrannad, et mis on teie oskused, mis on teie pädevused, et mille poolest erinete teistest, et mis pärast selle jälgija sõbranna peaks nüüd oma juuksuri juurest ära minema ja siis teie juurde tulema. Ja see on konkurents. Kahjuks siin on nii, et kui meie ei müü läbi iseenda, siis me ei saavuta seda püstitatud tulemust ja tulemus on hetkel kõigil üks, et me sooviks saada müügitulu. Nii et kuna Facebook on hetkel vaba. Mis juhtus siis, kui oli välja... kui meile öeldi, et nüüd on eriolukord ja ärid pangu uksed kinni, mis juhtus siis, et kõik tegelikult nagu suuremas osas kõik reklaamikampaaniad pandi seisma. See tähendab seda, et konkurentsi Facebookis ja Instagramis hetkel ei ole. See tähendab seda, et me võime väga väikse eelarvega turundada, mis tähendab seda, et me võiks mõelda mingi ägeda sisu peale, mis tähendab seda, et me ei pea praegu mitte midagi müüma, aga me peame panema oma pea mõtlema, et mis on see huvitav värk, nagu mis võiks huvitada meie kliente. Ja jällegi, kui teil tekib küsimus, et mis need ideed võiks olla, siis käige külastage Facebookis meie ärikontot ravispa.ee. On meie ärikonto, mis tegelikult, kui nüüd tulla natuke nagu ajalukku tagasi, et ma just nagu selle Facebooki konto pärast läksin ka õppima kunagi, kuna 3 aastat tagasi vist arvatavasti või 2,5 aastat tagasi meil oli Facebooki konto ja seal oli 2400 jälgijad. Ja siis mina nagu mõtlesin, et huvitav küll, et kuidagi nagu vähe, et Facebooki kasutavad nii palju, aga mul on neid jälgijaid nii vähe ja kas ma üldse nagu, kas ma teen kõike õigesti ja see oligi nagu see põhjus, see küsimus, nagu see soov õppida juurde, oligi see põhjus, et ma läksin õppima ja lõppkokkuvõttes, kui peale kursust, juba nagu kursuse jooksul tegelikult ma juba tegin kõik need sammud läbi, mis mul oli öeldud nagu kodutöödeks nagu ära teha, ma olen nagu kõike seda alustanud juba tegelikult kursuse raames, mitte peale kursust ja praegu meil on 20 000 lojaalsed jälgijad ja siin on ka väga suur vahe, et päris tihti küsitakse, et kui palju jälgijad peab olema lehel, et teie ärikontol. Ja ma ütlen teile nii, et see numbrid üldse ei loe, et kui mul oleks eesmärk, et ma toon nagu ma räägin enda kogemusest, et näiteks meie ravispaal, imeilusal ravispaal, mis asub imeilusas kuurortlinnas, mis ma tõesti soovitan sellel aastal külastada, kuna Puhke Eestis on selle aasta slogan, et ma tõesti loodan, et suveks on kõik juba nagu paremaks läinud, meil on super fantastiline välibassein soojendusega, nii et reklaam on tehtud ja külastage meid Facebookis ravispa.ee
pange otsingusse ja siis te leiate meid ülesse. Aga jah, et ma tahtsin nagu sellest rääkida, et kui mul oleks eesmärk, et ma tahan, et minu kontol oleks 100 000 jälgijat, siis mul oleks praegu see eesmärk täidetud. Ja tegelikult, kui me räägime näiteks hotellindusest või restoranidest või noh, ma ei tea, ilusalongidest, tegelikult igaühel on mida jagada, mida kinkida. Ja kui ma teeks neid jagamismänge, ma ei tea, iga nädal kas või, et teeks nagu sellise loosi, et palun jaga, pane like, kirjuta midagi kommentaaridesse ja siis sa võidad puhkuses viidis väärtuses 500 €, bla 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 on ju, või siis restorani kuurat külastust, bla bla bla, siis mul oleks võimalik saada ka 200 000 jälgijat. Aga minul ei olnud seda eesmärk ja see ei olnud see eesmärk, nagu mille pärast ma üldse tulin õppima. Minu eesmärk oli ikkagi see, et need jälgijad, kes on minu lehel, on lojaalsed jälgijad. Miks? Selleks, et ma saan edasi nendega juba luua kommunikatsiooni, et ma saan nendega suhelda. Ja teate, kõige ägedam on see, et kui me panime paar nädalat tagasi nagu video ülesse, et kliendid hakkasid kirjutama, kuidas nad igatsevad meie järgi, et kuidas nad soovivad, nad tulevad meie juurde siis, kui see olukord on läbi ja siis, kui need uksed on lahti. Ja see on nagu kõige parem kingitus, mis saab olla ka teil, kui te ühel hetkel teete midagi, panete Facebooki kontole ja teie kliendid kirjutavad, kuidas nad teid armastavad, kuidas nad tahaks teie juurde tulla. Ja see oligi minu eesmärk juba alguses. No ma tegelikult nagu päris alguses üldse ei saanud aru, kas on minu eesmärk või mitte, et ma lihtsalt tahtsin nagu midagi äget teha. Ja siis, kui ühel hetkel ma hakkasin mõtlema, et kas see jälgijate arv on nagu määrava tähtsusega või mitte, siis ma hakkasin mõtlema, et ma ikkagi nagu sooviks luua kommunikatsiooni inimestega, kes on mulle meelepärased ja kellele meie meeldime. Et need ei oleks lihtsalt nii-öelda nagu vabandust surnud inimesed seal nagu jälgijate numbris, et ma tahaks nendega tööd teha. Ja vot tänaseks päevaks ma võin öelda, et minu strateegia on olnud edukas, kuna mina nagu need viimased 2 aastat kindlasti mina müün läbi Facebooki. Ja see on nagu kõige tähtsam vist, et kui me räägime jällegi Facebookis tegutsemisest, siis meil ei tohiks olla see nagu niisama tegevus. Ehk siis mina ütlen ausalt, kui minu käest küsitakse, et kui kaua aega peab Facebookis veetma, et see strateegia nagu annaks tulemus, siis ma ütlen nii, et alguses mina töötasin ja see oli nagu minu isiklik initsiatiiv, et mul kui tegevjuhil on hästi palju muid kohustusi, aga mina nägin sellest nagu Facebooki arendamises võimalust ja see oli tõesti minu isiklik huvi ja isiklik hobi ja iga päev peale tööd 4 tundi ma alguses tegelesin sellega, et ma lõin igasugust erinevaid teooriad, erinevad strateegiad, mis ma jällegi viisin ellu ja siis pärast analüüsisin ja jällegi nagu sellest sündis juba nagu järgmine plaan. Ja mul oli nagu suur üllatus, kus ma suutsin nagu mõnede toodete, mis ma tegelikult arvasin, et mis Facebookis ei müü, et ma suutsin neid müüa läbi Facebooki. Ja ma usun ja ma näen ja nüüd ma võin kindlalt öelda, et tegelikult igaühel on see võimalus olemas, et lihtsalt sa pead leidma tee oma klientide südamesse. Nii, ja nüüd vaatame, kui meil äri puudub, kas on see on väga hea küsimus ja siin on nagu üks väga hea vastus. Kui sul äri puudub, siis sina oled nagu kõige suurem äri nagu enda jaoks, aga teiste jaoks. Et vaadake, mis töötab, mis toimub üleüldse nagu tööturul. Et jällegi nagu tööturul on samasugune konkurents. Et kellel on suurem pädevus, kellel on suuremad oskused, kellel on suurem kogemus, see võidab. Et kahjuks on nii, et kui sul on nagu kogemus olemas, kui sul on juba midagi nagu näidata, siis oled tööturul ka edukam. Et seal kehtivad täpselt samasugused konkurentsireeglid nagu kehtivad ka nagu tavaäris. Et kes rohkem endast räägib, kellel on suurem ägedam persoonibränd, keda rohkem tuntakse. Mina just hiljuti et ma sellest tegelikult ei tahtnud rääkida, seda ei olnud plaanis, aga mina just hiljuti nagu võib-olla paar nädalat tagasi mul oli üks intervjuu ühe väga ägeda inimesega, kes just nagu, ta on nagu meditsiini valdkonnast ja nagu selle valdkonnaga on kõik korras, et neil on alati tööd, aga tema rääkis nagu just, ta tõi sellise näite, ma räägin nagu sellest näitest.
kus sul äri puudub ja kui sul ei ole nagu äri, mida edendada, siis ta rääkis nagu sellest, et neil kliinikus on 2 arsti ja ühel arstil vastuvõtt maksab a la 200 eurot ja teisel arstil vastuvõtt maksab 350 eurot. Ja nüüd nagu kõik nagu ümberringi imestavad, et kuulge, aga mõlemad on arstid on ja mõlemal on põhimõtteliselt nagu sama kogemus ja bla 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 on ju, et mis pärast ühel maksab see konsultatsioon rohkem kui teisel. Ja teate, mis on nagu vastus? Vastus on see, et ühte arsti tuntakse rohkem, aga teist arsti tuntakse vähem, kuna üks tegutses Facebookis juba ammu ja kõik tunnevad tema nime ja inimene, kes tahab ravida teatud haigust, siis ta otsib juba seda arsti, jällegi ta teab sellest arsti, ta otsib seda arsti, ta otsib mitte kliinikut, vaid ta otsib arsti nime järgi, paneb Google'isse ja esimesena tuleb arsti nimi ja alles siis tuleb kliiniku nimi. Ja vot see on see põhiline küsimus, et kuidas ennast turundada, kuidas ennast maha müüa, selleks, et me müüme ennast kõikjal, kas või kohtingul. Kui me lähme kohtuma nagu 2 inimest, üks, kõigepealt sa pead nagu meeldima inimesele, on ju, siis teine inimene helistub sulle, ütleb, et kuule, et saaks sinuga kokku, on ju, et mis me teeme, me ju müüme ennast, me paneme ilusad riided selga, on ju, me räägime nagu ilusat juttu, me kõik tahaks loota, et see ilus jutt jätkub, on ju, ja see ilus väljanägemine jätkub täpselt samamoodi ka veel nagu 20 aastat peale seda kohtumist, aga point on selles, et kui me lähme kas või tööintervjuule, siis mis me teeme, me müüme. Me ei istu intervjuul ja tead niimoodi paneks nagu käed kokku ja küsige, mis teid huvitab. Kas te niimoodi käitute intervjuul? Mitte. Te näitate initsiatiivi. Te räägite sellest, mis on jällegi nagu teie hobid. Et kui teie tulevasel bossil meeldib suusatada ja siis te ütlete, et teile meeldib ka suusatada, te käisite nüüd seal, käite iga aasta Otepääl, kuigi nüüd nagu juhtus nii, et lund ei olnud, aga okei, nagu see selleks, paar päeva ikkagi oli, siis teil on jällegi nagu ühine teema, ehk siis me müüme ennast igal pool ja samasugune strateegia on ka Facebookis. Facebookis täpselt samamoodi me müüme läbi oma isikliku konto, läbi oma ärikonto ja mul on hästi palju tutvusringkonnas inimesi, kes osutavad erinevad teenused, et neil nagu, et kui me mõtleme nagu äriliselt, et neil nagu suurt äri ei ole, et nad osutavad lihtsalt nagu mingisugust teenust, et kes osutab turundusteenust või siis, ma ei tea, kas sama pagarikoda, et sul on väga ilusad maitsvad leivad, on ju, aga jällegi, kui nendest keegi ei tea, siis kuidas need inimesed suudavad sinu juurde tulla? Nad ei tule, selleks, et jällegi, neil on see tee sinuni on teadmata, nad on teadmatuses. Ja kui sa ei kasuta Facebooki või Instagrami, mis on nagu kõige ägedamad informatsiooniallikad nagu praegu, aga nad on muidugi nagu keerulisemaks ka läinud aastatega, et siin peab siin peab jällegi olema strateegia, et niisama sellest ei piisa, kui me teeme kas või videosid, et me peame nagu mõtlema, et mis järjekorras need videod tulevad, kas on videotelling, kas meil tuleb storytelling, kuhu tulevad need müügisõnumid, et kui palju me endast nagu võiksime rääkida. Päris paljud arvavad, et kui me räägime endast, siis järelikult me peame Instagramis kogu aeg postitama pilte, et mis ma olen hommikusöögiks söönud. Ma usun ja ma tean, kus see müüt tuleb. See müüt tuleb ikkagi nagu suuremaks osas just nagu inimeste käitumisest, et kui päris paljud inimesed nagu pildistavadki enda toitu ja panevad seda mitte võib-olla ka ilusamat toitu nagu Facebook avarustusse. Aga kes ütles, et teie peate seda tegema? Et meie just kursustel nagu õpetame, kuidas nagu võiks õigesti teha, et kui me räägime isiklikust brändist, persooni brändist, kui me räägime ärist, väiksest ärist, siis kuidas ennast õigesti turundada, et mis võiks olla need nipid, et me ei raiskaks tohutud summad kas või nende reklaamkampaaniate peale. Ja jällegi, mis ma olen juba öelnud, aga ma ütlen veel ühe korra, et praegu on õige aeg mõelda selle peale, kuidas ennast Facebookis õigesti müüa. Ja 5. mail meil stardib uus social media spetsialisti koolitus, nii et ma tõesti soovitan ühineda sellega, kuna see kursus on mulle isiklikult kui Ravispa tegevjuhile, ta andis nagu väga palju, kuigi mul on kogemust turunduses juba nagu pea 12 aastat, et siin on hea küsimus, et mida siis veel õppida, kui ma olen juba turundust õppinud. Muidugi ma olen
olen nõus sellega, et need põhiasjad nagu SWOT-analüüs, sihtgrupid, väärtuspakkumised ja nii edasi, on ju, nad kõik on turundajale selge. Aga Facebook on natuke teine maa. Facebookis on natuke teised reeglid ja need reeglid peab tundma ja nende reeglite järgi peab tegutsema. Kui me üritame vastuvoolu minna, siis kahjuks jällegi see nagu soovitud tulemust ei anna ega too. Nii et see on nagu suur põhjus, mis pärast tuleks ikkagi nagu seda ametit õppida. Ja kui me räägime tööturust, siis on väga suur vahe, kas ta lihtsalt niisama oskate Facebooki kasutada, või tal on olemas diplom, mis tõendab seda, et te oskate tõesti seda Facebooki enda kasuks mängima panna. Nii, aga ma ei tea, kas meil on veel küsimusi või mitte, et kodutööd jällegi see, kes vaatab lõpuni või see, kes vaatas lõpuni või see, kes algust üldse ei vaata ja võib-olla nagu vahest ongi väga hea. Teile, kes vaatasite lõpuni, ma annan veel üks kord kindlalt juhise, et ma annan teile kodutöö. Täna palun mõelge selle peale, mis on teie tugevad küljed, mis on teie äri tugevad küljed, mille pärast kliendid teid armastavad, mille pärast teid sõbrad armastavad. Kui me räägime näiteks isiklikust persoonibrändist, siis võiks nagu mõelda, et mis pärast ma inimestele meeldin, mis on see kasu, mis ma inimestele annan, et mille pärast mind väärtustatakse, kas ma teen nagu kõige ägedamad soengud, mis nõuanded ma annan kliendidele, kui ma seda soengut teen, siis nendest võiks kirjutada ka praegu, et kui varem ei olnud tal aega sellega tegeleda, siis täna on õige hetk sellega alustada, kuna homme tõepoolest võib juba olla nagu väga hilja. Nii et mõelge, mis on teie tugevad küljed, mõelge oma isiklikule brändile, persoonibrändile, mõelge selle peale, et mille poolest te armastavad kliendid ja palun tehke selline töö, et saage sõbrannadega Zoomis kokku või sõpradega Zoomis kokku ja andke neile üks väga teie jaoks tähtis korraldus. Palun analüüsi, palun vaata, kas see tekst, mis ma kirjutasin, on arusaadav, kas sa said sellest õigesti aru, kuidas sa sellest aru said. Võt see on nagu kõige, ma olen nagu seda tööd teinud, et kunagi nagu alguses ma andsin oma kolleegidele valmist kirjutatud tekstid ja palusin anda tagasisidet, kuidas teie sellest tekstist aru saate, palun ühe lausega. Ja teate, alguses, kui ma alles õppisin teksti kirjutama, siis alguses oli nagu päris keerukas, et mitte kõigi inimesed said sellest sõnumist aru ja see on ka tegelikult okei, aga ikkagi nagu me tahaks, et vähemalt, 15-20% nagu jõuaks pointini. Nii et kui te ei ole kindel, kas teie poolt loodud tekst, kas teie poolt loodud reklaam annab seda soovitud kommunikatsioonisõnumit edasi, sest lihtsalt saatke sõpradele laiali ja siis küsige, et kas te saite õigesti aru. Kas nii? Okei. Et jah, kui loogika on paigas, mulle õudselt meeldib loogika selleks, et tõesti ka Facebookis emotsioonideks on ju, aga Facebookis on ka nagu üks väga kindel loogika ja strateegia ongi ka üks loogika ja planeerimine ongi loogika, nii et loogiliselt peab lähenema nagu kõigile, ka Facebookile, mis tundub, et see on tasuta turunduskanal. Ta ei ole kallid sõbrad tasuta turunduskanal. Selleks, et tasuta teha, selleks peab olema väga suur ja tõesti nagu väga teid armastav jälgijaskond. Aga kui te alustate nullist, siis kahjuks või õnneks, ma ütlen teile, peab olema ka väike investeering teie poolt tehtud. Aga jällegi, praegu on see aeg, kus meil on võimalik investeerida vähe, kuna praegu Facebook ja see Instagram, mis puudub konkurents, suured brändid ei tee reklaami, väiksed brändid ei tee reklaami. Teil on võimalik turundada omad ägedad reklaampostitused ka 2 euroga nädalas. Ma usun, et keegi praegu ütleb, et mul isegi seda 2 eurot ei ole, aga jällegi ärge ostke kohvi. Ärge ostke seda üleliigset kohukest, teie tervis ütleb teile aitäh ja teie rahakott ütleb teile aitäh ja siis te leiate seda väikest investeeringu võimalust, et investeerida Facebooki konto promomisse kas või 2 eurot nädalas ja see on praegu reaalsus. See on see, mis praegu toimib. Kui me vanasti rääkisime eelarvetest, et minu käest kui Ravispa tegevjuhi käest nagu küsitakse päris tihti, et mis on see eelarve, mis on see summa. Muidugi nad võivad olla ka 1000 eurot, aga praegu on see aeg, kus sa võid turundada, 10 euroga kuus ja see annab tulemust.
teate, mis tulemus see annab? See annab tulemust, et sul tekib kindel klientide hulk, kes ootab seda hetke, millal su uksed tulevad lahti ja nad võivad sinu juurde tulla. Ja selle peale me kõik võiks mõelda juba täna, kuna nagu ma ütlesin, homme on juba hilja. Nii et kallid sõbrad, võib-olla ja see on investeering. Aga teata küll, ja ma ütlen sulle nii, et kui sa teed õiged asja õigesti, siis see on investeering. Ja kui sa teed õiged asja valesti, siis see on raha tuulde loopimine, siis see on lihtsalt kulu. Nii et kulu ja investeeringu vahel, et päris paljud päris tihti räägivad, et reklaami kulu, kui ta on õigesti tehtud, läbi mõeldud, strateegiliselt on lähenenud sellele, siis see on investeering. Kui see on lihtsalt tehtud uisapäisa, siis see on kulu. Nii et ma kõigile meile tõesti nagu soovin, et meil ei oleks reklaami kulu, vaid meil oleks reklaami investeering ja selleks, et see oleks investeering, tulge õppima, et ma saaks rohkem teadmisi jagada, et oleks rohkem struktureeritud sisu edasiandmine. Ühest tunnist, ma ütlen teile ausalt, ei piisa. Aga ma arvan, et võib-olla nagu saame veel ühe korra kokku, kus me räägime nagu täpsemalt mõnedest asjadest ja kui on midagi, millest te sooviks, et ma räägin, siis pange kommentaaridesse kirja ja siis ma järgmine kord räägin nagu täpsemalt, kuna täna on esimene kord, kui ma täna teiega kokku sain, siis ma ei teadnud veel, mis tuleb teie kommentaaridega ja reklaamist, investeeringutest ja rahast. Ma arvan, et ma võiks nagu kindlasti järgmine kord rääkida. Aga tänaseks on kõik ja kohtumiseni kas meie ärikontol, Most ärikooli kontol või siis ravispa.ee. Leidke meid Facebookis, külastage, vaadake, imetlege meie ilusad välimasseini, tulge meie juurde puhkama, tulge Most ärikoole õppima ja mina kui Ravispa tegevjuht kinnitan, et see on nagu väga õige investeering, mis ma olen kunagi. Koolitus on 5. mail. 5. mail ja see on praegu online koolitus, nii et see ongi tegelikult väga hea, et mulle isiklikult, kuigi mulle meeldib auditooriumis tööd teha, siis ma ütlen teile nii, et isegi kui te ei saanud mingist loengust osa võtta, et praegu, kui koolivaheaeg saab läbi, siis meil uuesti algavad kõik need online koolitunnid ja kui mõni loeng jääb vaatamata, siis ta õhtul rahulikult teete arvuti lahti ja saate seda vaadata. Ja see on nagu täiesti okei, et päris paljud on kiitnud nagu online koolitustest selle poole pealt, et kui varem sa lahkusid auditooriumist ja midagi on nagu 2 kõrva vahele jäänud, siis nüüd on võimalik nagu ka see järel vaadata. Ja chatis on alati võimalik küsida, et kui sul midagi on arusaamatu, kui sul on nagu küsimusi, sa nagu tahaks just nagu selle kohta rohkem teavet saada, siis sa lihtsalt kirjutad ja meie lektorid vastavad. Nii et loodan teiega kohtuda koolitusel ja ma arvan, et me saame kokku ka järgmisel nädalal, kus me räägime natuke täpsemalt juba täpsematest asjadest. Nii et link on siin antud, link on olemas. Kohtumiseni järgmine kord ja kõigile imeilusat kevadist päeva, et akna taga on päike, nii et võiks vaikselt kodust välja minna ja vähemalt 15 minutit, kas ümber maja joosta, et selle eest ütleb meie tervis ka meile kõigile aitäh. Mina ütlen aitäh teile ja kohtumiseni.